Meelike, teil on väga mõnus ja hubane kabinet, et kas siin siis sünnivadki kõik need head ideed ja mõtted? Jaa, et see on kindlasti üks nendest kohtadest, kus me väga palju teemasid arutame ja pakiäri tulevikku kujundame. Millised on üldse selle pakiautomaatide äri tuleviku trendid ja suunad? Seda on isegi raske täna ette öelda, et kahtlemata kogu e-kaubandus ja pakiäri areneb tohutu kiirusega ja võiks isegi öelda, et hüppeliselt, eriti praegustes koroonaaja tingimustes. Ma usun, et kliendid vajavad veel rohkem kiirust, kiiremat teenust endale lähemal, suuremat kasutajamugavust, vähem ise tehtavaid tegevusi, intuitiivset teenuse pakkumist, et ma usun, et see on see, kuhu meie suunad täna liiguvad. Millised on konkreetselt jällegi Tella Estonia sellised lähiaja plaanid ja uudised? Meie soovid Tellas ja Tella SmartPostis on alati olla ühe sammu võrra tegelikult kliendi ootustest ja soovidest ja vajadustest ees. Seega oleme me ka lähiajal ja sellel aastal oluliselt laiendamas oma pakiautomaadi võrgustikku, sealhulgas paigaldamas pakimajakesi, millega me tegelikult eelmisel aastal juba turule tulime ja mille kliendid on väga soojalt vastu võtnud ja kahtlemata ka kullerteenuse osas on meil päris suuri arenguid ja teenuse parendustegevusi ja lähiajal ette näha. Kindlasti on meil üheks oluliseks arenguplaaniks pakiautomaadi kui tehnoloogia edasiarendamine ja pakiautomaadi teenuse edasiarendamine. Meie soov on, et meie teenus oleks väga hea kasutajamugavusega kõikidele ühiskonnagruppidele. Ja juba täna oleme me tegelikult ainukene pakiautomaadi teenuse pakkuja, kes ekraanivaba pakiautomaadi teenust kliendile võimaldab, kus siis klient tegelikult saab pakki nii saata kui välja võtta. Mitu klienti saab seda teha ühe korraga. Et see on kahtlemata suur mugavus kliendile ja aja kokku hoid, et me selliseid väärtuseid soovime ka edaspidi kliendile luua. Aga vast kõige suuremaks selliseks muutuseks meie jaoks või uudseks asjaks on see, et me hakkame ehitama juba käesoleval hilissuvel enda uut sorteerimiskeskust siia samasse Rae valda, meie praeguse logistikakeskuse lähedusse, kus me praegu istume. Ja see võimaldab meil kindlasti kogu pakiveoteenuse efektiivistamist, võimaldab meil parendada ja uuendada nii sorteerimistehnoloogiat kui ka sorteerimisvõimekust, mida siis kindlasti tarbija tunnetab ka kiirema ja täpsema teenuse näol. Tundub, et tööd on küll rohkem kui küll. Jõudu teile selleks ja aitäh teile nii sooja ja külalislahke vastuvõtu eest täna. Suur tänu teilegi, aitäh!